no siis võib ka seista, Aga tere, hea auditoorium! Tere! Sympaatikaga ja paluti mul ka siin rääkida siis ilusas eesti keele vormis oma lapsepõlve või nooruspõlve lemmikraamatutest või tsiteerida siis. Natukene on võib-olla see mul nagu kontekstist väljas, et koolipõlves oli siis 5. või 6. või 7. klass. Ma veetsin oma koolivaheaega Peipsi ääres vanavanemate juures Alatskivil ja sellises eas nagu ma olin, eks ma ikka uudistasin, mis mul vanavanemate seal kuskil arhiivides on ja leidsin sealt igasuguseid asju, sest nad olid veel nii Venemaa tsaariaegsetest inimesed veel ja üks asi eesti keelega seonduvalt jäi mulle nagu mällu ja kui ma siin paar päeva mõtlesin, kuidas teie üritusele siia tulla, siis ma mõtlesin, et ma räägin eesti keele arengutest teile natukene. Mulle trehvas sel ajajärgul 5., 6., 7. klass vanavanemate kuskilt siis raamatukogust äärmiselt poltunud ja kaanetatud hästi vana raamat. Selle raamatu nimi oli Eesti iseseisvusmanifest. Ja poisikesed nagu ma olin, ei mingit poliitikat ega mitte midagi, hakkasin seda sirvima ja sirvimine mulle siis nagu tänaseni nagu mällu jäänud, milline oli eesti keel siis, milline oli tema lauseehitus, milline oli tema kirjatehnika, milline oli tema sisu ja nii edasi ja millegipärast täna mõtlesin, et eesti keel on oma arenguid ju teinud, täna on ta hoopis teistmoodi, et ma võtsin kaasa ja Eesti iseseisvusmanifesti ja sellises vormingus, sellised tähed, sellised laused, eks ju, ja kogu ülesehitus nägi see manifestus siis nagu välja aastal 1918, eks ju. Ja nüüd ma loomulikult lugesin teda paar päeva tagasi läbi hoopis teise arusaamisega ja mõtlesin, et ma hoopis tsiteerin teid siit manifestist mõningaid lauseid, et kuidas siis kasutati eesti keelt nagu aastal 1918, eks. Eesti, sa seisad lootusrikva tuleviku nävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurarahvaste peres. Kõik kodumaa pojad ja tütred ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös. Käseme kõiki kooli direktorisi ja kooli juhatajalisi õpilastele manifest ette lugeda ja siis esmaspäev pühapäevaks kuulutada. Vot selline tekst näiteks. Või siis selline miilitsaülema päevakäsk. Kella 9 õhtul kuni kella 6 hommikul on liikumine Uulitsal täiesti keelatud. Punase kaardiväelised on kohustatud viivimata kõik nende käes olevad sõjariistad, laske- ja lõhkeainete tagavarad miilitsajaoskonnadesse ära andma. Kõvasti on keelatud sõjariistus Uulitsale ilmuda. Ja punkt 4. Vargad, röövijad ja igasuguste vägivallategude toimepanijad saavad koolitöö paigal ilma arvuta maha lastud. Vot selline oli siis eesti keel aastal 1918, meie iseseisvusmanifest ja ma mõtlesin, et ma siin ilusa keelepäeval tuletan seda keelt teile siin nagu meelde. Loomulikult arenedes oli minu huvid igasugused, lapsepõlves lugesin loomulikult mõnesjutte, siis tulid seiklusjutud Maalt ja verelt, siis ma mäletan, mu lemmikraamat oli kunagi Lennart Meri Hõbevalge
Siis ma laskusin filosoofiasse, tekkis üks filosoofia haru minus nagu armastus, see oli eksistentsialism, eks ju, Camus, Sartre ja nii edasi, nii edasi. Ja igal eluperioodil on sellised erinevad asjad olnud. Tegelikult on minu hobi sellised, kuidas ma nüüd ütlen teile, sellised eksistentsiaalsed ja sellised eluvaldkonnad. Ja praegu loen siis raamatut, see on Gabriel Sees nimega Nail Ferguson maailmasõda, 726 lehekülge. Nii et selline eesti keel, tema areng, iseseisvusmanifest, sellises vormingus, sellises häälduses, nii et aitäh teile kuulamast. Aitäh! Meie poolt on mälestuseks. Aitäh teile, aitäh. Väga sümpaatne, aitäh teile.